Nii. Tere, armsad sõbrad! Olen Tiina ja olen praegu Saaremaal. Ja mul on suur rõõm, et me saame täna vähemasti niimoodi ekraani kaudu olla koos. Paraku on tõesti see, et see viirus on jälle hoogu võtnud ja keegi ei taha ju olla jõulupühade ajal haige. Sellepärast peame olema praegu natukene ettevaatlikumad. Aga kui Jumal on meiega, ei pea me midagi kartma. Ja usun, et Jumal ühendab meid nii siin Saaremaal, Tallinnas kui igal pool, kus on tema lapsed koos. Ja sellega ma saan kuulutada nüüd meie kirikutunni avatuks. Suur rõõm on täna tervitada minul ja kohe saab ka teid tervitada Kirsti, kes on jõudnud Soomest Eestisse. Tere kõigile! Nii tore on siin olla. Ma peaaegu, et näen teid ka, kui te seda videot vaatate. Ja loodan, et varsti saame jälle päriselt ka kokku. Ma tulin tagasi Eestisse, olin pool aastat Soomes ja väga tore on jälle siin olla ja koos teiega ka laulda. Ja praegu ei ole veel käes esimene advent, millal me saame süüdata esimese advendiküünla. On november, mida hüütakse ka hingede kuuks. Novembrikuus on hingede päev ja võib-olla sellel aasta ehk kõige sellisemal pimedamal kuul me mõtlemegi rohkem igavikule. Mõtleme ka neile, kes on juba taevariiki kutsutud. Ja selle teemal on ka meie novembrikuu kirikutund teiega. Ja meie alguslauluks saab Kirsti laulda ühe laulu Olen matkal maa. Olen matkal maa, taeva poole teel. Olen matkal maa, taeva poole teel. Olen matkal maa, taeva poole teel. Olen matkal maa, taeva poole ruttan maa. Kutsun teidki nüüd, tulge kaasa ka. Kutsun teidki nüüd, tulge kaasa ka. Kutsun teidki nüüd, tulge kaasa ka. Olen matkal maa, taeva poole ruttan maa. Ootab Jeesus teid, tulge kaasa ka. Ootab Jeesus teid, tulge kaasa ka. Ootab Jeesus teid, tulge kaasa ka. Olen matkal maa, taeva poole ruttan maa. Kui te keeldute, lähen siiski maa. Kui te keeldute, lähen siiski maa. Kui te keeldute, lähen siiski maa. Olen matkal maa, taeva poole ruttan maa. Olen matkal maa, taeva poole teel. Olen matkal maa, taeva poole teel. Olen matkal maa, taeva poole teel. Olen matkal maa, taeva poole ruttan maa. Ja sellest taeva poole ruttamisest
kuidas sinna jõuda. Ja sellest taeva kodust rääkis Jeesus oma jüngritele. Rääkis Jeesus oma jüngritele, kui ta oli nendega koos viimast korda suure neljapäeva õhtul. Ja nüüd ma panen ka siia Jeesuse kõrvale mõned tema jüngrid. Neid oli üsna palju. Kõik ei mahu siia ekraanile võib-olla päris äragi, sest kokku oli neid jüngreid 12 ja võib-olla olid seal veel mõned sõbrad, aga piiblis on selle kohta kirjutatud, et Jeesus oli oma jüngritega koos, palvetas nendega ja nende eest ning siis ütles neile sellised sõnad. Teie süda ärgu ehmugu, uskuge Jumalasse ja uskuge minusse. Minu isa majas on palju eluasemeid. See tähendab seda, et taevase isa juures on palju taevakodusid. Jeesus jätkas, kui see nõnda ei oleks, kas ma siis oleksin teile öelnud, et ma lähen teile aset valmistama? Ja kui ma olen läinud ja teile aseme valmistanud, tulen ma jälle tagasi ja võtan teid kaasa enese juurde, et teiegi oleksite seal, kus olen mina. Ja kuhu ma lähen, sinna te teate teed. Üks Jeesuse jüngritest oli sellise nimega nagu Toomas. See on siin Toomas. Ta ei olnud eestlane, kuigi see tundub nii eesti nimi olevat. No võib-olla juudid hüüdsid teda natukene teistmoodi, aga piiblis on ta kirjutatud täpselt nagu üks eesti mehe nimi, Toomas. Ja vaat see jünger Toomas ütles Jeesusele, issand, aga meie ei tea, kuhu sina lähed. Kuidas me siis võime teada teed? Ja Jeesus ütles talle, mina olen tee ja tõde ja elu. Ükski ei saa minna isa juurde muidu kui minu kaudu. Selline lugu Jeesusest, tema sõpradest ja taevakodudest, mida ta on kõigile oma sõpradele läinud valmistama, on kirja pandud piiblis Johannese evangeeliumis. Jeesus julgustab sellega kõiki, ka meid, et ükskord, kui see matkatee siin maises maailmas otsa saab, ei pea me mitte kartma, nagu ta ütles, teie süda ärgu ehmugu, sest ühe ilusa taevakodu on ta ette valmistanud igale tema sõbrale. Nii nendele, kes olid temaga koos suure neljapäeva õhtul, kui kõigile neile, kes ka praegu siin maailmas elavad ja on Jeesuse sõbrad. Ka meile, sinule ja minule. Aga meil on veel, ma loodan, pikka maad käia seda matkateed siin maises maailmas. Ja me võime olla rõõmsad julged, et ka siin sellel teel Jeesus aitab meid, hoiab meid, õnnistab meid. Ja nüüd ma panen need nukud vahepeal ära, et ma saaksin näidata ka liigutusi, mis meil käib kaasas järgmise lauluga. Seda laulu saaksite teiega kaasa laulda. Siin on väga lihtsad sõnad. Sa ümbritsed mind kõigil teedel ja siin me võime teha sellise liigutuse. Sa ümbritsed kõigil teedel ja sa hoiad mind oma käe.
me hoiaksime nagu midagi hästi armast siin peopeal peal. Seda laulu saame laulda mitu korda järgi. Sa ümbritsed mind kõigil teedel ja sa hoiad mind oma käel. Sa ümbritsed mind kõigil teedel ja sa hoiad mind oma käel. Sa ümbritsed mind kõigil teedel ja sa hoiad mind oma käel. Sa ümbritsed mind kõigil teedel ja sa hoiad mind oma käel. Sa ümbritsed mind kõigil teedel ja sa hoiad mind oma käel. Sa ümbritsed mind kõigil teedel ja sa hoiad mind oma käel. Aitäh Kirstile selle ilusa laulu eest. Ja nagu ma ütlesin, et veel ei ole aeg, et süüdata advendiküünal. Aga ometi ka novembrikuus on süüdatud ja on õige aeg süüdata küünlaid. Sest öeldakse, et ükski ruum ei ole täiesti pime, kui seal põleb kas või üksainus küünal. Vaatame, kuidas sellega on. Panen ka tulenik kustu. Pane natuke su lähemale. Teisele pool. Keskeval. Ja. Nüüd on minu juures siin hämaras toas ka üks küünal põlemas. Ja see annab valgust. Annab soojus ka natuke. Ja iga küünal on ka kui üks palve. Nii saame meiegi täna siin selle põleva küünla juures valguses, mina siin oma kodus ja teie seal, olla koos palves. Ja taevan isa, me täname sind, et oled oma poja Jeesuse meile saatnud. Teed valmistama sinu juurde. Me täname sind, et ükskord võime ka loota ühe ilusa taevakodu peale. Me täname sind kõigi nende eest, kes on olnud meile kallid ja keda sina oled juba sinna taevakoju kutsunud. Aga me palume sinu kätte ka nüüd sellel pimedal novembrikuu ajal kõiki meid, kes me oleme praegu siin veel olemas, oma sõpru, palume sinu kätte ka järgnevad kirikutunnid, mis ma loodan ikka saavad toimuda. Ja hea taevan isa, sinu lapsed me oleme ja sinu lastena me võime kõik üheskoos palvetada nende sõnadega, mida Jeesus on õpetanud. Meie isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi. Sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Ja et selles pimedas ajas oleks ikka üks küünal
ka teil kõigil südames säramas. Selleks annan teile veel Jumala õnnistuse. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku paista oma palgel sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõsku oma pale sinu üle ja andku sulle oma rahu. Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen. Nüüd ma panen jälle tule põlema. Ja kui Kirsti saaks äkki võtta jälle kitarri. Et ma arvan, me võiksime veel kord laulda seda laulu Olen matkal maa. Ja kõik teie, kes te olete seda kuulamas, vaatamas, siis kui ongi, et tulge kaasa nüüd, siis kutsume ka oma sõpra käega kaasa. Olen matkal maa, taeva poole teel. Olen matkal maa, taeva poole teel. Olen matkal maa, taeva poole teel. Olen matkal maa, taeva poole ruttan ma. Kutsun teidki nüüd, tulge kaasa ka. Kutsun teidki nüüd, tulge kaasa ka. Kutsun teidki nüüd, tulge kaasa ka. Olen matkal maa, taeva poole ruttan ma. Ootab Jeesus teid, tulge kaasa ka. Ootab Jeesus teid, tulge kaasa ka. Ootab Jeesus teid, tulge kaasa ka. Olen matkal maa, taeva poole ruttan ma. Kui te keeldute, lähen siiski ma. Kui te keeldute, lähen siiski ma. Kui te keeldute, lähen siiski ma. Olen matkal maa, taeva poole ruttan ma. Olen matkal maa, taeva poole teel. Olen matkal maa, taeva poole teel. Olen matkal maa, taeva poole teel. Olen matkal maa, taeva poole ruttan ma. Aitäh, Kirsti, selle toreda laulu eest ja soovin, et me kõik saaksime seda taevamatka rõõmuga koos teha. Aga me ei oska praegu nüüd küll lubada, kuidas saavad kirikutunnid toimuma detsembrikuus advendi ajal. Võib küll olla nii, et ka siis veel ei saa me kohtuda, nii nagu me varem saime kokku. Aga loodame väga, et viirus ei lähe arvutitesse, ka seal arvutites on vahel viiruseid. Et me saaksime siis ikka teha sellise tehnika kaudu kirikutunni ja niimoodi olla koos. Ja, nii vahva on olla koos teiega ja ma mõtlesin, et ma siin lõpus veel räägiksin teile ühte toredat uudist. Nimelt nädal tagasi sain mina oma koju endale koera ja nüüd ma kutsun, äkki ta tahab tulla ennast ka näitama. Ruska, tule siia. Tule siia. Tule siia. Ta magas siin tooli peal. No nii, tule siia. Ruska. Tule siia poolele. No nii, ma keeran natuke, siis te näete. Siile.
lehvitab teile sabaga. See on Ruska, tema on 3-aastane koeratütruk, kes nüüd elab koos minuga. Lehvitame Ruskale kõik siit avapoolt igalt poolt. Mitte sabaga, vaid käega. Vot. Väga tore oli näha Ruskat, tore oli näha Kirstit ja loodan, Tore näha Tiinat. et saame ükskord näha ka kõiki teid, head sõbrad, aga selleks soovin teile veel kord õnnistust selleks nüüd juba lõppevale kirikuaastale ja juba ka kohe algavale advendi ajale. Ja sellega me täna ka oma kirikutunni nüüd saame lõpetada. Olge hoitud!